Podcasti toob sinuni Eesti populaarseim ja audioraamatute äpp Elisa raamat. Pärast pikka päeva on tõeline luksus hetk iseendale Cameo voodis. Me tuleme tuurile. Jah, sa kuulsid õigesti. Mõnda aega tagasi küsisime Eesti inimestelt, kuhu te meid ootate ja saime tuhandeid vastuseid, et üle Eesti ja isegi Soome. Õnneks ei pea enam kaua ootama, sest juba märtsis alustame me tuuriga. Erinevatel Eesti lavadel hakkame me rääkima nendest teemadest, millest me podcastis ei rääkinud, aga kindlasti räägime ka suhetest, räägime rahast ja räägime nendest teemadest, mis teid parasjagu kõnetavad ja publik saab küsida ka küsimusi. Vestlusõhtu pääsmed ja asukohad on nähtaval minu kodulehel antsroosane.ee. Mine tutvu ja vaata, kas jõuame ka sinu kodukohta. Müstiliste kohtumisteni. Tere tulemast kuulama taas podcasti Minu elu, minu reeglid. Suur rõõm on tagasi olla seekord viimast korda sellel hooajal. Meil on juba 8 episoodi ja tahtsin tänada kõiki kuulajaid, kes on kuulanud, kommenteerinud, kaaselanud ja palju taipamisi nendest podcastidest saanud. Aga täna, nagu ka eelmisel episoodil, on meil pisut teistmoodi lähenemine, ehk siis kes jõuab seda Antsu targutamist kogu aeg kuulata. Parem on vahepeal ka kuulata kellegi teise tarku mõtteid või kahekõnet ja seetõttu olen ma täna kutsunud endale saatesse võrratu näitleja, laulja, kirjaniku ja nõia, mida sa oled ise endale meedias tituleerinud. Tere tulemast saatesse Inga Lunge. Ja peaks ütlema ka, et mina olen vist sinu kõige kuulsam armuke. Vähemalt ma meediast niimoodi lugesin. Jah, ja ma loodan, et sa jääd mu ainukeseks armukeseks, et mulle väga meeldib see nali ka siia otsa. Muide, teen ikkagi korrektuuri. Mina ei ole seda tiitlit kindlasti endale ise mitte pannud, see, mida sa vahepeal seal mainisid. Mulle üldse ei meeldi neid silte endale panna, aga ma olen aru saanud, et need tulevad kuidagi ja eks inimestele meeldib mingeid silte panna ja sildistada. Võib-olla niimoodi on kergem neil kellestki aru saada, et ma usun, et nii on see käinud sinu puhul, käib minu puhul. Ma lihtne oleks lihtsalt öelda, et ma olen see, kes ma olen ja ükskõik, et kuidas see kellelegi siis tundub, et võib-olla keegi näeb rohkem siis seda näitleja poolt, mõni rohkem seda koolitaja poolt, mõni siis võib-olla seda nõia poolt. Aga nüüd, kui sa oled rääkinud tegelikult sellest, et võib-olla sa tunnetad ka maailma natuke teistmoodi, mitte et sa peaksid selgelt tingimata olema. Kas sellest kohast on tulnud sinu jaoks ka praegu sellist nagu negatiivset tagasilööki võib-olla, ma ei tea, lähikondlastelt või mingitelt koostööpartneritelt, kellega sa oled koostööd teinud? Sest inimesed reageerivad väga erinevalt, eks ju, väga paljust inimesi hirmutab selline asi, et mis mõttes, kus ta nüüd järsku ärkas ellu, et minust seda peaks natuke laiemalt rääkima. Ja mõtetega praegu on ka ju meedias kuidagi, et keegi tuleb kuskilt välja ja tuleb välja, et on esoteerik. Ma pigem võtaks nagu pingeid selle koha pealt maha. Ma arvan, et me kõik oleme tundlikud erineval määral ja selles ei ole midagi erakordset, et kui inimesed mõtlevad oma elu peale, ükskõik kui kaua nad on siin maailmas olemas olnud, siis kindlasti on mingisugused asjad, mida nad võib-olla ei oska seletada või võib-olla nad on midagi unes näinud ja siis vaatavad, läkski nii või neil on mingisugune sisetunne mõne inimese suhtes ja siis see lähebki täide. Ja ega nendest asjadest kõva häälega ei räägita. Miks seda ei tehta, on siis just nimelt see hirm, et mine tea, et mis siis teised arvavad. Või et kui sellel ei ole sellist teaduspõhisuse templit võimalik nagu siis nagu juurde panna, et mis mulje ma jätan või mis keegi arvama hakkab. Need, kes on minu väga-väga lähedal, minu õed, minu perekond, minu ema, minu lähedased sõbrad, nemad ju teavad, milline ma olen ja nad teavad, kes ma olen. Ja selge see, et elus on mingeid asju, mida ei saa ainult selle mateeriaga seletada, ja las nad olla ja minu meelest
see teeb elu toredamaks. Minu arust on ka väga põnev on see, et kus ma ei kujutaks ette, ma olen proovinud nüüd siin, kuna mul on olnud kaaslased, kes on võib-olla olnud sellised mõistusinimesed, eks ju, ja siis kohandada ennast natukene nagu nende järgi, et nad väga pea sassi ei läheks, et siis on hästi huvitav see, et kuidas sellised inimesed elavad, kes nagu mitte midagi ei usu, nad justkui näiliselt ei usu, sest tead, et kõige suuremad esoteerikute fännid on tegelikult minu kogemuse põhjal ja minu kolleegide või nõidade põhjal, mitte kolleegide, on just meditsiinitöötajad et käivad kõige rohkem kaartides, igasugustest alternatiivsetes teraapiates ja mitte, et nad võib-olla oma tööd siis kuidagi halvemaks peaks, lihtsalt nad otsivad ka neid erinevaid perspektiive, et nad on ka palju surma kõrval ja nad näevad seda mingit elementi veel, mida hakkavad siis seda vastust otsima ja siis ei julgeta, vaata. Ja see oli huvitav asi, mis sa välja tõid, et sa ütlesid, et vaata nagu usu küsimus, et mõni ei usu, et minul see ei ole usu küsimus. Ma arvan, et sul ka ei ole usu küsimus, et ma tean ja ma mitte sellepärast ei taha kõlada nagu suureliselt, aga et kui sa saad elus mingisugused kogemused, sa saad aru, et ma tean, et see ei ole mitte see, et ma nüüd usun seda, aga tõepoolest, et neile, kes meid võib-olla kuulavad, et siis võib mõelda, et saab ju elada erinevat moodi, me elame seda elu ühe korra, et siis nagu mõtled, kuidas on toredam, kas see, et kui sa märkad selliseid mingeid pisikesi märke ja see teeb sinu elu toredamaks, et mõni ütlebki, et näed, kui sa sulge näed seal kusagil, et siis see tähendab seda, et inglid saadavad sulle sõnum. Või numbreid. No näiteks, et aga mõtle, kui palju toredamaks läheb sinu päev, kui sa märkad neid märke ja sa näed, et ma näengi seda märki või ma näen seda südant kusagil või mida iganes keegi siis otsib ja see teeb sinu päeva ilusamaks ja toredamaks. Ja siis võtad kõrvale selle teise inimese, kes ütleb, ei, mis asja näed, lihtsalt mingi suvaline sulg siin lendas on ju ja kas nii on parem? Et mõelda pigem nagu läbi selle, et kuidas sul endal on toredam ja parem ja ega me tõmbame ju ligi seda, mida me märkame või kus on meie tähelepanu. Ja minu see psühholoogias see näide, see punase auto näide on hästi hea näide. Et näiteks sina ka sõitsid täna siia, võib-olla sa tead ka seda näidet, see on nagu hästi levinud psühholoogias, et mitut punast autot sa nägid. Ma praegu nägin, mis autoga sa praegu sõidad, Antsul ei ole veel õige auto käes, aga see ei olnud punane. Aga nüüd, kui sa sõitsid ja mina tulin Tartust, et tõenäoliselt oli seal neid punaseid autosid. See on kõik nii huvitav, et kui ma sõitsin Volvoga, siis ma nägin, et kuidas neid Volvosid nii palju on, kuidas eestlastel nii palju raha on, et nad kogu aeg Volvodega ja nüüd ma sõidan praegu Škodaga ja kõik on Škoda ja see on täitsa kohutav, et ma näiteks Volvosid on palju vähem. Absoluutselt, nii siis, et nüüd see punase auto näide on see, et kui ma küsin, et mitut punast autot sa täna siia sõites nägid, siis sa ütled, ma ei tea. Et tõepoolest äkki nad olid, aga palju neid oli, ma ei tea. Aga kui ma oleksin eile sulle helistanud veel enne, et Ants, kuule, ma küsin su käest podcastis, mitut punast autot sa nägid. Ja kui iga punase auto kohta, mis sa oskad öelda, et näed, et kui ma keerasin siit, ma ei tea, kuskilt Lasnamäelt alla või et seal nurga peal oli punane auto, sa oskad mulle öelda, iga punase auto eest ma näiteks annan sulle 1000 eurot. Tegelikult oleks märganud. Need punased autod olid seal, aga me ei märganud neid. Ja sama asi on näiteks see, mis sa ütlesid nüüd Volvode või ükskõik Škoda puhul, et kus on sinu tähelepanu, seda sa hakkad märkama. Ja nüüd, kui sina oled näiteks orienteeritud sellele, ma märkan näiteks seda, et see asjad on halvasti. Pahasti. See on väga suur teema. Ja ma harjun seda, ja siis sa seda märkadki, seal on su tähelepanu. Või on minu tähelepanu sellele, et ma märkan toredaid märke, ma märkan, kuidas elu mind kannab ja siis on minu tähelepanu suunatud sinna. Ja nii on kergem lihtsalt elada. Ja see on väga huvitav lihtsalt, kuidas enamus inimeste meel, ilmselt seda tähelepanud, on kuidagi sellisele nagu depressiivsusele, kurvameelsusele nagu sisse kirjutatud. Ehk siis see baasmõtlemine on juba kurvalaadne või kurva alatooniga. Ehk siis inimeste jaoks tundub täiesti nagu vastuvõetamatu, harjumatu sellest draamast ka nagu välja tulla. Ja siis, kui sa tood selle inimese sellest draamast välja, siis vahel ongi see, et kuidas ma nüüd siis elan, kuidas ma lihtsalt õnnelik olen. Et oled sa märganud seda kas või enda puhul, et näiteks kui elus mingid asjad toimuvad, kas või positiivsed asjad, et sinna tuleb mingisugune selline ka kurbuse mõõde juurde või et see mõtlemine on selline varieeruv? Seal on mitu erinevat põhjust ilmselgelt. Üks asi võib-olla, ma ei tea, oleneb, kuidas kellegi kasvukeskkonnas. Ma tean, et ikka meeldivad need vanasõnad, et ära viska enne õhtut ja kindlasti, kui sul nüüd läks juba hästi, nüüd kohe läheb midagi halvasti, on ju, ja et ära olegi nagu, millalgi ei saagi õnnelik olla, sellepärast, et kogu aeg on kuskil mingi oht on ju. Et üks asi on see võib-olla see keskkond, ja et me oleme hästi ettevaatlikult, eriti selle õnnetunde osas.
aga kui sa võtad inimese see disain, kuidas me oleme ehitatud, siis meie ajule ju meeldib kõik negatiivne palju rohkem, sellepärast et hoida meid elus. Et kui me läheme hästi kaugele ajas, sinna kuskile, ütleme koopaega ja tuleb koopast välja keegi, kelle tähelepanu on positiivsel, vaatab, kui tore, vaata, kui ilus, kõik on nii. Need ei oleks ellu jäänud. Ellu jäid need, kes märkasid kõigepealt negatiivset, siis nad teadsid, nad jõuavad positiivseni niikuinii. Eks kui ta märkas seda negatiivset, kas keegi krõbiseb seal kuskil põõses, võib-olla keegi tahab kallale tulla või mingi oht on kusagil, siis need jäid ellu. Nad teadsid, et nad jõuavad selle banaani või mingi toreda asjani natukese aja pärast. Nii et me oleme nende järeltulijad, nii et mõnes mõttes on see meie disaini sisse kirjutatud, midagi pole teha. Kas sinu kogemuse põhjal, kas sellest on nüüd võimalik ka välja tulla? Ma ennast praegu sisse ei too sinna, aga kas see ülesärkamine, kui me räägime ärkamisest kui sellisest, seda peetakse ka kuidagi esoteeriliseks, aga tegelikult see ei ole, et sa ärkad sellest automatiseeritusest nagu üles ja hakkad märkama oma mõtteid, hakkad märkama oma mõttelaadis nii-öelda muutust. Kas seda võibki nimetada nii-öelda suuremas pildis sinu mõistes ärkamiseks, et me lihtsalt tuleme sellest robotlikkusest välja? Võib-olla võib nii öelda küll, et eks see üks kasvamine on ja see pigem on siis arusaamine sellest, mismoodi see elu on ja kuidas seda elu annab elada. Seda elu annab elada mitut moodi. Mismoodi toredam on ja mismoodi parem on. Ja ühtegi õiget ja valet ei olegi. Sest... et võib nii ja naa. Ja tõepoolest, et kui sa, kui öeldakse, et vaata stressi on palju, et inimestel on keeruline, et on raske, siis võib öelda, et kus see stress on, tööl on stress, et hästi raske töö on, ütleme, mul on stress tööl. Kui sa sellel samal inimesel võtaksid selle töö ära, lased ta lahti, siis ta on stressis, sest tal pole tööd. Nii et küsimus ei ole ei selles töös ega töö puudumises, vaid selles, et me ei oska ise ennast juhtida. Et neid protsesse, mis on meie sees, need ei allu meie kontrollile. Ja nii lihtne see ongi. Need, see ei ole, asi ei ole töös, ei ole teistes inimestes, ei ole selles, kui palju mul on mingeid ülesandes, vaid selles, et ma ei oska siin enda sees neid asju juhtida. Ja see tundub ka kuidagi nagu keeruline, et ma lihtsalt olen ju selline või et ja tihtilugu on süüdi ja teised, kes on väljaspool. See on juba vabandust tegelikult, see on kõige õudsam asi, mida inimene saab. Aga ma olengi keeruline inimene. Aga palun, ole oma ette siis kodus. Ole oma ette kodus ja keeruline inimene. Või et saada aru, et see vastutus meie enda eest on meie enda käes. Teine las tegeleb vaata, see vastutuse teema on hästi palju räägitud, aga tegelikult selle vastutuse võtmine on ka nagu teine teema, ehk siis väga paljudele inimestele öeldakse, et sa ei võta vastutust, mis iganes, aga mulle tundub, et nad tegelikult ei saagi aru, mille eest nad vastutust peaksid võtma. Ma olen seda ise oma elus tajunud, et tunnen, et see inimene ei võta kuidagi vastutust, aga see ongi tema loomulik keskkond olnud. Näiteks ma teen mingi jama maha ja siis ma teen ennast tohvriks, eks juba ja manipuleerimise viis. Mina tean, et see on manipuleerimine, aga tema ei tea, et see on manipuleerimine, ta ei tee seda tahtlikult, et see on tema loomulik ellujäämise viis. Absoluutselt, ja ega kui me oleme nii-öelda iseenesliku juhtimise teed, kui mitte meie ei juhi, vaid me oleme lihtsalt nagu instinktide ja kõige muu nagu lükata tõmmata, siis ongi see tulemus see, mis on käes, et inimesed neil ongi raske ja nad ei saagi toime iseendaga ja selle eluga. Aga on võimalik võtta see juhtimine enda kätte ja see ei ole, jälle, see ei tohiks olla selline jutt, et see läheb kuskile valdkonda, ei lähe. Et see on minu meelest iga ühe enda vastutus iseendaga tegeleda. Et mulle meeldib seda lauset ikka korrata, et maailmas, kus on nii palju probleeme, et kui sa tuled ruumi, või ma tulen ruumi, et ma ei oleks üks probleem lisaks. Et kui me igaüks teeks nii palju. See on väga hea mõte. Et ma ei ole probleem. Et ma ei ole probleem. Jah, et ma oleks vähemasti neutraalne. Et ma ei tekita mingit lainetust või siis lahendus. Aga et ma ei oleks probleem lisaks, et nüüd tuli see hingalunga, no jummel hakkab. Aga samas näiteks ma olen natukene teistmoodi, ehk siis mina tahan vahepeal probleem olla. Sellepärast, et aga see on nüüd küsimus selles, et kas ma olen mitteteadlik probleem või ma olen teadlik probleem. Ehk siis näiteks mina olen ka oma tegevusega ju meelega, ma ei tea, provotseerinud, eks ju. Ja siis sa teed seda teadlikult. Ja ajan vihaseks, et tekitada inimestel tegelikult see probleem üles, mis neil sees podiseb, et need söed juba hõõguvad ja siis tuleb
tuleb see leek sinna. Ehk siis ma arvan, ma ei taha tähemärkidesse või sodiaadimärkidesse minna, aga just see skorpioni eripära on see, et ta vahepeal tahab midagi teravalt sutsata, et natukene Anu eelmises episoodis rääkis ka, et ta tuli kunagi Ameerikast Eestisse ja siis tahtis siin natukene nagu lainetust luua. Et siis vahel on vaja, kui inimesed oma nagu sellesse halli argipäeva ära kaovad oma raskusesse, et siis tuleks keegi ütleks, mul on mõnitatud sellega, tants ju kasutab meetodid, et lööb kirvega pähe piltlikult öeldes, et siis minu arust on vaja vahepeal seda raputust, seda värskust, et muidu kui me jääme ka nendes probleemides asjades ainult pai tegema, siis lõpuks ongi ju see, et kaua ma pai teen, et see ju süvendab inimesse tegelikult seda probleemi, et ta ei võta vastutust. Ja vastutust saadki võtta teinekord selle läbi, kui keegi annab sulle vitsa piltlikult öeldes. Jah, aga ma usun, sa saad ise ka täpseltki aru, et see ei ole see, et ma tulen, et sa ei ole probleem. Tegelikult sa ei ole läbi selle probleem, sa tood mingi lahenduse, sa tood mingisuguse asja päevakorrale, aga mitte see, et ma pean hakkama tegelema sinu jamadega, et sellega, kuidas sa ei saa ise endaga toime. Aga siit läheb väga huvitav koht, vaata, sest sellel hetkel, kui sa natukene nagu teravalt kuskil midagi ütled, siis selle inimese jaoks sa oled ju probleem. Ehk siis vaata, kui huvitavalt me saame nagu neid perspektiive nagu vaadata, ehk siis meie jaoks, meie mõttelaadi jaoks ei ole probleem, aga see, kes nüüd tunneb ennast puudutatuna, olen ju mina probleem. Ehk siis vaata, kui huvitavalt need inimeste nagu mõttemaailmad on, eks. Ehk siis tegelikult suures pildis ei saagi öelda, et me nagu probleem ei oleks, sest kellegile me võime olla ka probleem siis, kui me just sealt, ma ei tea, siin podcastis räägime. Ja ilmselgelt see tekitab lainetuse. Tekitad sina, tekitan mina ja see, et me kahekesi veel siin koos oleme, siis nagu need lained tulevad, et sellest ei ole midagi teha. Aga tõepoolest see vaatenurga küsimus on oluline ja ma arvan, et võib-olla, et kui me tulime praegu jutuga sellest, ütleme stressist või et inimesel on raske depressioon, et vaata, üks sama mingi tegevus saab olla ühe jaoks nagu õnnistus või mingisugune asi, mis teda ülendab ja teise jaoks on see selline raske ja paha ja kohustus. Aga samamoodi iseenda elus, näiteks mina olen tabanud, ütleme, ma võin 2 kohta välja tuua, üks on näiteks nõude pesemine. Ja kui ma olin noorem, ma mäletan, et nõud tuleb ära pesema, tüütu tegevus. Nõudupesemasin ei olnud siis. Ja siis ei olnud jah, et pidi ära pesema. Ja siis oli nii, et sündis minu esimene laps, Rasmus, mul poeg. Ja ma olin just selles perioodis, kui ta oli hästi väike, ma olin hästi palju üksinda. Ja ma ootasin õhtut, millal siis keegi tuleks koju. Et ma saan korraks selle oma aja. Sest ma esimene laps ka ja ma olin kuidagi liiga ülehooliv ja ma ei julgenud minna sammukest keemale ja see oli nii kurnav, see nii väsitas mind. Ja siis ma kuhjasin päeva jooksul need nõud sinna kraanikaussi ja ootasin, kui õhtu tuli keegi koju. Siis ma ütlesin, mul on vaja nõusid pesta, et kas sa saad last vaadata. Ja ma pesin kaua. Ma panin sellise õige temperatuuri. See oli just kui meditatsioon, see oli aeg mulle endale, kuna neid nõusid oli kogunenud, siis ma sain mõnuga pesta ja mul on see siiamaani sisse jäänud. Ehk siis see sama tegevus. Siiamaani ei ole nõudupesumasinat ostnud. Ma aeg-ajalt pesen ise hea meelega. Ja tihtilugu, kui on sõprade juures peod, et mind võib näha nõusid pesemas. Et see sama tegevus saab olla nii või nii. Või siis näiteks täna tulin Tartust ja ma näen, seda on muide tajuda ka väljas poolt, kui sa näed neid autos, kes on närvilised, kes on... Või siis üritavad kätte maksta sulle kuidagi mingi lükkas. Neil on nagu mingi tohutu tegevus, see autosõit. Ma sõidan nii palju, et minu jaoks seal huvi aspekt nagu puudub. Ma lihtsalt tõesti sõidan punktist A, punkti B. No sama jabur oleks, et kui me tänaval kõndides, kui ma hakkaks kommenteerima, mis sul jalgadel viga on, ei jaksa kõndida kiiremini. Kui liigu kiiremini, aga autosõidus tuleb see võistluslik moment. Ja nüüd, ühe jaoks on see selline stressiallikas, see Tallinn-Tartu maantee. Teise jaoks on seal mingi võistluslik moment, on ju. Kes on Essa, kas ma olen nüüd esimesena, kas ma nüüd võidan. Ja minu jaoks on see aeg iseendale. Sest see on see aeg, kui ma ei tee tööd, kus ei istu keegi mul turjas. Ma kuulan kas mingit mõnusat podcasti, sõidan vaikuses. See on tõesti aeg mulle endale. Ma sõidan 2 tundi praegu siia, ütleme, kus me sõitsime, kus me salvestame.
see on minu aeg, 2 tundi puhtalt minu aeg. Inimesed on küsinud ka, et näiteks kuidas ma seal Võrus viitsin käia, aga nad ei saa aru sellest, et kui sa oled nädal aega mölluses ära olnud, siis see on teraapia, kui sa saad selle 2,5 tundi sõita sinna Võrru ja sa ei pruugi muusikat isegi kuulata, sa lihtsalt nii-öelda oled selles. Aga ma tahaks rääkida sinuga sellisest teemast nagu usaldus. See on hästi huvitav teema. Ma tean, et sa oled sellega enda sees palju nii-öelda tegelenud, et erinevates eluperioodides, et kuidas usaldada ja kuidas teha valikuid, sest valikute tegemine on inimese jaoks hästi keeruline tänases ühiskonnas, sest meil on igasugused hinnangud ja me kardame teha vale valikut. Alustame sellest kõigepealt, et kas üldse on sinu jaoks, näiteks kui sa nüüd oma elu peale tagasi mõtled, oma valikute peale, kas sa oled teinud enda jaoks, et sa tunned, et sa kahetsed seda valikut, mida sa oled teinud? Ma ei räägi praegu üldse mingitest üldisest plaanis. Mitte ühtegi valikut ma ei kahetse. Aga kas sa noorena ei olnud teistmoodi? Ehk siis ma ei mõtle, et kas ma mõtleksin tagasi? Ütlesin, aga ma mõtlen just esimesed 20, et ma teen seal mingi valiku, kas seal ei olnud seda tunnet, et ma kahetsen, et ma seda nii ei valinud. Vaata, selle mõttelaad kindlasti pisut teistmoodi. Raske öelda, et kui ma sinna nüüd tagasi lähen, aga kui ma praegu vaatan iseendana tagasi, see ei ole ükski valik olnud vale, kohe kindlasti. Ja ma täpselt saan aru ka, et miks midagi on tulnud. Kas noorena võis olla see, et ma mõtlen, et äkki ma tegin valesti. Ma ei taba seda hetke praegu iseendas, et ma oleksin kunagi nii mõelnud. Ma kuulan hästi palju. No jälle, mis see silt siis on? Kas on see sisehääl, sisetunne, mida usaldada vahel on päris hirmutav, sellepärast, et sul ei ole seda millegagi nagu põhjendada või et... Ma toon siia kohe näita, ma tean, et sinu jaoks oli selline ühel hetkel nagu kaalukausi koht, et kui sa pilvede all mängisid Pireti rolli, siis ühel hetkel sa said aru, et see saab sinu jaoks läbi, et see tunne sees ütles. Mõnes mõttes on nagu ka hirmutav. Väga hirmutav. Sellepärast, et sa oled Eesti ühes populaarsemas seriaalis, väga populaarne näitleja ja nüüd ühel hetkel sa astud sellest rollist välja, see võib samamoodi olla, nagu inimene läheb teatrist, eks ju, ära vabakutseliseks, oled ka vabakutseline. Et mis tunded sellel hetkel valdasid või kuidas selle valikuga toime tuli, kuidas see küpses sinu sees, et inimesed saaksid võib-olla ka enda elus paralleele luua, mitte nüüd, et selle looga. Ma olen suur jänes. Ega ma ei tea, võib-olla on teised ka, aga ma tean, et kui ma ikkagi kui mind võtab üle mingi tunne, kui see on hirm või midagi sellises, see on nagu ikka see on täitsa kohutav. See hetk, et kus ma sain aru, et nüüd on kõik ja siis loomulikult, et see käi üle öö, et see on niimoodi mõnda aega, sa loodad, et äkki see sari saab nagu läbi, lihtsalt saab ju läbi. See tunne läheb üle. Ja see sari, äkki mingi lahendus tuleb. Äkki mingi lahendus tuleb nii, kus mina ei pea seda sammu tegema. On ju, keegi teine nagu otsustagu minu eest. Ja vahel ongi nii, et inimesed lasevad selle niimoodi minna, et siis need lastakse järsku lahti. Ja siis nad ütlevad, näed, nad on pahad seal, vaata, mis nüüd juhtus. Või suhetes samamoodi, nad ei kuula seda tunnet, vaid nad jäävad nii kaua, kuni kõik läheb täiesti metsa. Absoluutselt, jah. Et siis, väga hea näide. Me oleme nüüd selles oma mugavustsoonis, võt selles ringis siin sees on ju. Nüüd, kui ma siit lähen välja, kas või siia serva peale, siis siin tuleb ärevus. Ei ole võimalust, et ei tule. Mina ei ole näinud, tähendab, minu puhul sellist võimalust ei ole. Ehk siis, kui sa oled selles mõnusalt siin mugavustsoonis, siin on üli hea. See ei pruugi olla kõige parem sinu arengu seisukohalt. Ja nüüd sa tunned ära, et mul on vaja siit välja astuda. Sa võid selle ära tunda, aga seda teha on tohutult hirmutav, sellepärast, et kui me räägime nüüd sellest Pirvedaar sarjast, sul on töö, sul tuleb raha sisse, sa oled Eesti juhtivast sarjast, sa oled peaosas, aga kes siis hakkab mängima, kuidas see siis käib, on ju? Sa lähed nagu kõigiga vastuollu. Jah, aga sa ei tohi minna iseendaga, tähendab, keegi teine ei pea minust aru saama. Et ma ei tohi minna sellega vastuollu, sellepärast, et see on ainuke kompass. Ja see on ainukene, mis näitab sulle õiget suunda või seda, kus sa peaksid minema. Kui sa seda nüüd ei kuula, siis seal ongi kõik need jutud, need see sama stress, depressioon, mis iganes muud asjad. Nüüd on see, et sa tuled siia serva peale ja ma saan aru, et mul tuleb sealt sarjast ära tulla kõht kinni, kõht lahti, toit ei jää sisse. Kuidas ma ütlen seda? Ja siis hakkad mõtlema, vähemalt mina,
alguses enda peas, et äkki ma natuke valetan. Et siis on nagu lihtsam, et ma ütlen, et mul on nii palju muud tööd või et ma enam ei või noh. Ülbeks. Ja, et ma kuidagi nagu nihverdan ära ennast. Palun, ole aus. Ole aus, ära tekita mingisugust sihukest segadust, mida sa pärast. Ja see õige ausus on lihtsalt see, et nüüd on kõik, minu jaoks on kõik. Kuidas see vastu võeti? Kirss oli ju väga terava ütlemisega. Ja, Kirss, ei no ta jäi ikka vait. Ja ta andis mulle veel aega mõtlemisega. Mul oli selleks hetkeks, kui ma temaga, ja muidugi see teise inimese jaoks, kui sa teed sellise otsuse, et temale tuleb see äkki. Tema pole saanud seda kaaluda nii, nagu sina oled saanud kaaluda. Nii et nüüd tuleb anda aru, et tal on vaja aega. Et selle mõttega nüüd harjuda. Sinu sees on see jõudnud, sa ei ole teinud üleöö seda otsust ja tema jaoks tuleb see juba äkki. Ja muidugi ta üritas mind ümber veenda ja ma saan kõigest aru, et ütles, et Inga, aga kui palju on neid näitlejad, kes saavad öelda, et tal on pearoll on ju Eesti juhtivas sarjas, nagu neid ei ole palju. Et see on rumalus, ära tee niimoodi. Ja ma ütlesin, et aga ma tunnen, et ma ei saa midagi teha. Ja mina ise enam ei taha seal sarjas olla, keegi teine tahab ja nüüd ma tohlakas istun seal ees. Tema ka ei saa sinna sarja minna ja ma olen seal ees. Ja siis ma astusin sellest välja ja muidugi mitte ainult nagu hirm, vaid siis see paanika minu enda sees, et issa, mis ma tegin, mis nüüd saab? Sellepärast, et see teadmatus on aju kõige suurem häirija, mis nüüd saab? Ja ma ei teadnudki, mis saab. See ei läinud ju mingi uue projekti pärast ära. Ei, mul ei olnud nagu midagi. Mis nüüd saab? Mis ma tegin? Ja siis kõigepealt see on nagu leinaprotsess. Sellepärast, et nüüd on see selja taga. Aga see on olnud sinu elus nii suur osa, selles mustrit sa oled sees, nüüd sellest välja tuleks, see võtab aega. Kas sul 10 aastat seal? Ja. Jumal, ma ei ole niimoodi, ma ei arvuta, aga jah, et nüüd see välja tuleks, see võtab aega ja sa ei saa olla valmis nendeks asjadeks, mis tulevad, sest sinu aju toimetab nendes piirides, mis on sulle tuttavad varasemast. Ehk siis sa ei saa välja mõelda, mis nüüd tuleb, aga need asjad, mis nagu tulid ja see elu, mis tuli, see kõik oli kuidagi kulges nii loomulikult ja kõik uksed avanesid, mingid teised uksed. Ja ma olen väga õnnelik, et nii läks. Ja nüüd korraks nagu tagasi tulla selle sisetunde või mis meid juhib. Ma olen sellest rääkinud ilmselt korduvalt, aga see on lihtsalt hea lugu selle sama Pilvedal sarjaga. Eks ma tulen niimoodi ära. Me jäime Kirsiga suhtlema. Tal läks aega, aga paljud ütlesid, et ta ei hakka kunagi suga enam rääkima. Ma ütlesin, nii ei saa olla. Minu ja Toomas Kirsi, see ei ole võimalik. Ehk siis, ja läks aega ja ta helistas mulle sügis. Ütleb, et Inga, teeme veel 4 osa. Eraldi tuleb kohe 4 osa, siis need lähevad kuskil nagu platvormid on, sinna platvormile vaatamiseks. Ja ma ütlesin talle, et ma ei ütle sulle kohe jah. Et kui sa saadad need stsenaariumid, ma nende järgi. Mis sa jamad, kõik teised ütlesid kohe jah. Ma ütlesin, kas nad ei ole ausad. Et mis lugu me tahame teha, et aga teeme põnev, teeme hoopis teistsuguse, kirjuta siukseks. Ja siis ma ootin, ma käisin talle veel ideid välja, et kuidas võiks mida ja aga aru saada, ta oli üliantekas ja väga hea produtsent ja see ei tohi vaatajat petta. Sul tuleb teha ikkagi Pilvedal lugu. Ta saatis mulle täitsa korralikult Pilvedal 4 osa. Need olid muidugi natuke teistmoodi, aga siiski seesama. Ja ma sain nad kätte, nii et kui me sügisel rääkisime, sain detsembris nad kätte. Ja ma lugesin ja ma olin kokku leppinud temaga, ma olin lubanud talle, et ma ütlen talle ei, juhul kui need osad ei ole midagi totaalselt teist. Ja nad ei olnud totaalselt teist. Ja nüüd ma oleks pidanud ütlema ei. Ja midagi mu sees ütleb, et Inga tee. Ja ma läksin ise endaga vastuvallu, sest vaata mõistus ütleb ütle ei. Ma ei kaota mitte midagi, mul ei ole vaja nagu rahaliselt seda. Ma arvan, et Kirss saab ka hakkama, sest meil oli see kokkulepe, ma võin ei öelda. Ja midagi ütleb sees Inga tee. Ja ma võtsin endale aega, et püüda aru saada ja vaat nüüd jällegi sellega ma ei saa minna vastu olla. Ja see on ainuke, mis ma olen siin elus õppinud. Võib-olla nagu, või mitte ainuke, vaid ma ütlen, et ainuke on nagu nii suur asi. Kõige muuga võib eksida, aga sellega mitte. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, võtsin aega, mõtlesin, et olgu teeme. Ja ma ei saanud aru, miks on vaja seda teha. Ja me jõudsime need 4 osa ära teha. Ja me juba muidugi filmimise ajal oli juba selge, milles teema on. Ja siis ei läinud palju aega.
kui Toomas Kirss lahkus sinna pilve peale, kus ta nüüd saab itsitada ja muiata seal meie peale ja tõmmata niite nii, nagu talle meeldib. Ta oli sulle tegelikult väga oluline inimene emotsionaalselt. Aga nüüd mõelda tagasi, et ma ei oleks kuulanud siis oma sisetunnet, mis ütles, et Inga, mine tee. Oleks ego olnud, et ma siis ütlengi ei. Et see on see koht, mida kuulata. Ja võib-olla ja ma usun, et paljudel võib olla elus neid punkte, kus nad mõtlevad, et see kisendab karjub võib-olla aastaid, ütleb, et ma ei tea, sul on vaja see muutus teha. Ükskõik, mis on, kas on isiklikus elus, kas on tööelus, see on millegi muuga seotud. Ja me kardame, see hirm on nii suur, et mis siis saab, sa kardad, sa sured välja, siin naerdakse välja. Me leppisime kokku Antsuga, et me ei puuduta ühte teemat, et te olete saanud olla kursis minu elu keerdkäikudega. Muidugi ma sain aru, et ja see ei ole tulnud niimoodi ja need ei ole lihtsad asjad. Aga nii palju ikkagi puudutaks seda teemat, ehk siis mulle tundub alati kuidagi nii, me Anuga ka rääkisime, et kui naine nagu läheb ära või ütleb, et ta nagu läheb suhtest ära või kuidagi niimoodi, et siis kuidagi nagu pannakse nagu pahaks seda, et mis tal nüüd siis viga oli või mis siis nüüd siis juhtus või mis talle nüüd ei sobinud, et natukene nagu selline üleolev nagu suhtumine, mida ma olen näinud üldse nagu selles, et minust see on nagu natukene diskrimineerimine, et inimesed justkui nagu näevad suhet, kaamera ees, eks ju, kõik on nagu tore ja ilus, aga see ei tähendagi midagi halvasti, pidi väga hullusti olema. Aga lihtsalt siis, kui ühel hetkel nagu saab otsa, siis avaliku elu tegelaste puhul näiteks on nagu kuidagi kõrgendatud ootus, et mis tal nüüd siis viga oli, et tajud sa ise seda lihtsalt nii palju puudutada, et kuidagi nagu seda halvaks panu, et mis sulle nüüd ei sobinud? Ma päris klappidega ei käi, et ma näen, et on nagu mõlemad pidi. Ma arvan, et pigem on see, me vaatame asju ju läbi enda. Et kui midagi kusagil juhtub või kellegagi, siis sa lased selle läbi iseenda filtri ja siis see tunduks sulle hirmutav või õudne ja sa ei mõista seda. Sa ei mõista seda sellepärast, et sulle puudub terve informatsioon. Sa ei näe tervet lugu. Ja sa ei saa tervet lugu ka avalikult anda, eks? Just, et sa ei näe seda tervet lugu ja siis see tekitab sinust tuhandeid küsimusi. Sa saad mingid infokillud, sa paned mingi oma loogika seal kokku ja see oli see hetk, kui mulle päriselt jõudis kohale, ma ei taha suureliselt kõlada, aga see lause, mis kuulub Jeesusele, kus ta ütleb, et isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. See ei ole nende inimeste süü olla, kui nad on kriitilised, kui nad panevad pildi teistmoodi kokku. Sest nad ei tea. Ja nad ei saagi teada. Ja ma ei saa neid selles osas kahjuks aidata ka. Sellepärast, et sellel on omad põhjused. Nii et seda tuleb muidugi, aga sellest tuleb aru saada. Ja nii on. Ja see on see asi, millega mul tuleb leppida. Aga nüüd, kui sul on kaalukausil, et mille vahel sa nüüd valid, et kas sellega, et kuidas sina või kuidas keegi minust mõtleb või see, mida mina tean, mis on see reaalsus on ja kuidas siit edasi liikuda. Et siis ma usaldan ikkagi seda kohta siin, mitte Juulit või Maalit, keda ma ei tunnegi. Aga kui me räägime kusagil midagi arvab. Selles kontekstis leinast, ma ei ole leinast saanud rääkida, inimesed palusid rääkida leinast, ma täna ise ei viitsi targutama hakata, aga kui sa ise oled leinaprotsesse kogenud, ma tean, et sinu jaoks on väga olulisi inimesi olnud ka minevikus, vanaemad ja kõik muud. Kas see leina kogemine sinu jaoks on ajas nagu muutunud, et ma siin ühes podcastis rääkisin, et mõnikord on meil kergem kaotada inimest surmale, ehk siis me teame, et ta on surnud, näiteks partnerite puhul on see keerulisem, sa tead, et see inimene jääb ellu ja kui sa väga teda armastad, siis on talumatult raske mõelda, et ta on kellegiga teisega koos näiteks õnnelik, eks ju. Aga surma puhul on see, et keegi sureb ära, kas vanadusse või mingil muul põhjusel, et siis me leiname nagu ära, aga suhte puhul võib see olla keerulisem. Kuidas sina oled ise oma elus, kas või kui sul Toomas Kirss, eks ju, lahkus, kuidas see leinaprotsess sinu jaoks välja näeb, kuidas sina leinad? Sest iga inimene leinab vaata erinevalt, et õpikus on küll kirjutatud, et seal on kõik nii-öelda šokifaasid ja süüdistamise faasid ja vihafaasid ja vihast ei tohi kinni jääda ja siis läheb nõustumine ja edasiliikumine. Aga kuidas päris elus sinu enda pilgu läbi, sinu kogemuse põhjal, kui sa oma leinade peale mõtled, kas nad on alati olnud erinevad või on see alati kuidagi ühtemoodi sinus settinud? Kindlasti erinevad.
ma arvan, et raskem, kui minna nagu ajas hästi tagasi, et kui ma olin noor, siis sinu kogemused on nii vähesed ja sa tegelikult ei saa aru, mis edasi saab. Ja see on minu elu kõige üks ilusamaid kingitusi, see ütleme keskkooli lõpus, kui ma olin hästi ise oma hinges selline vanaema laps ja kui vanaema läks, vanemad lähevadki enne kui meie. Aga et ma olin nii noor, ma olen nii tänulik, et nii raske asi tuli. Ja siis ma elasin seda väga raskelt üle. Nüüd oleks nagu hea öelda, et teeme nüüd niimoodi, et kroonika ei kuule. Vaata, meil oli vanaemaga kokkulepe. Vanaemal oli ka, vaata, see oli see aeg, et kus oli Kaspirovski pilt, oli sektsioon kapi peal, et tulid need esimesed UFO saated ja vanaema oli ka natuke siuke, et vaatas neid saateid põnev. See vanaema oli ka natukene selline... Ja huvitav, põnevus on, inimestel on põnev, miks huvitav? Meil oli kokkulepe ja kui üks meist ära sureb, mina arvasin mina, lapse asi, kui üks meist läheb, siis ta annab teisele märku, et kas midagi on või ei ole. Ja ta andis. Tahad sa jagada, kuidas? Ei. Okay. Ta andis mitu, meil oli kohe ja meil oli täitsa pikalt oli ka selline omamoodi suhtlus tema sealt poolt ja mina siis siin poolt. Nii et oli uht, et mul jäävad ülikooli õpingud laus pooleli. Ja siis ma tegin hästi selge vahe, mõtlesin, et nii, otstop. Ma tahan elada tegelikult päris tavalist elu. Ma tahan, et oleks lapsed, koer, kass, kõik siuke lihtne. Ja niimoodi ma seda ei saa, sest et mina oleks võinud sinna ära kaduda. Sest see tundus nagu nii äge. Väga paljud inimesed kaavadki. Jah, sest et see on võimalik. Ja siis ma tegin nagu sellise vaikiva kokkuleppe, et nii kaua kui lapsed on, kuni nad on piisavalt suured. Et mingid asjad selge see tulevad läbi ja kõik nii. Aga mis see mulle andis, oli see, et kuna need asjad ei olnud selline et ma annan sulle märku siin natuke lambikene, võib-olla vilgub, et äkki see on see, võib-olla muidu elekter. Aga see olid nagu hästi täpsed, konkreetsed asjad, mida ma ei oleks saanud välja mõelda ja kõik see. Ja see oli ühesõnaga, et ma mitte ei usu, vaid ma tean. Et mul ei ole seal kahtlust. Ma tegin sama kokkuleppe kusjuures vanaisaga, kes 7 aastat tagasi suri, et ta teadis, et ta sureb ära, eks ju, ütles, et ta sureb ära. Mina ei teadnud, et asi nii hull on ja siis me leppisime kokku, et siis kui ma nagu millegiga hätta jään või et ma mingi väga puusse hakkan kuskil panema, et siis ta tuleb mulle appi või hoiatab. Ja saad aru, minu jaoks muutus see tüütuks, sest ta päriselt nagu tuligi. No tal oli andnud lupus. Ja kõiki kanaleid mööda ja see oli nii veider, see võib tunduda küll imelik, aga sellel hetkel, kui ta suri, tuli ta mulle surnutele miskipärast meeldib sõita autoga. Kui see minul käivad vahel tagaistmel. Ja saad aru, füüsiliselt ei ole ju kedagi, ma ju näen, et ei ole kedagi mul seal autos, aga keegi põlvedega mängib ja see tekkis täpselt sellel hetkel, kui vanaisa suri haiglas, tekkis mul autos see tunne, et keegi põlvedega surub ja nüüd aeg-ajalt ja siis ta sõitis päris pikalt ka, lõpuks sai kopp ette ja siis ma ütlesin, aitab küll ja siis ta mitu korda nagu tulnud päris selgelt nagu juhistega, kas unes või mingit muud moodi mind hoiatama ja siis ma mõtlen, et kurat, surnud elaga oma elu, ma elan oma elu ja siis see läheb ikkagi täide. Aga mulle ei meeldi sellised hoiatused, vaata, sellepärast, et mulle meeldib elada natukene nagu ohtlikult elu, sest mulle meeldib see lause, et kui sa mida ohtlikumalt sa elad, seda rohkem sa elad. See ei tähenda, et sa oma elu ohtu peaksid panema, aga oma valikute suhtes, mis ennem rääkisid ka, et see piiri peal nagu elamine, et sest vaata inimesed tahavad, et elu oleks kergem ja hästi õnnelik oleks, siis mina otsin nagu alateadlikult selliseid nagu keerulisemaid olukordi. Sa otsid kasvamise kohti. Just, et saada ise tugevamaks ja et ma ei palu, et elu oleks lihtsam, vaid et ma ise oleks tugevam ja saaks enda paremini hakkama nende olukordadega. Aga sinna leina juurde tagasi tulles, kas see üks viis sinu jaoks siis nii-öelda leinamiseks oli see tegelikult, et sa mingis mõttes hoidsid emotsionaalset kontakti vanemaga elus? Seda kindlasti, sest see ja ma ütlengi, et sealt oli nagu hästi palju õppida nüüd järgnevateks, kui on järgnevatel kordadel, kui inimesed on minu elust läinud, et see on tõesti olnud hästi palju õpetlik. Ja nüüd, kui ma mõtlen, et mis ta on teinud minu jaoks võib-olla lihtsamaks on see, et ma tean, et need inimesed tegelikult ei kao. Ma tean, et vajadusel on nad minu jaoks olemas, et nad annavad märku
õigetel hetkedel. Ja nii on see olnud ka. Ja see kuidagi teeb minu jaoks selle lihtsamaks, et muidugi mul on raske ja valus. Et ma ei tea, kuidas oleneb, kuidas kellelgi teisel on, aga minul on nagu nüüd ütleme viimane, selline 10 aastat selgelt on mul hästi nagu kehaline reaktsioon tulnud, mida enne seda nagu ei olnud, et kui tuleb kellegi surmateade, siis mu keha reageerib nii tugevalt, et mul tuleb nagu okserefleks. Ja ma jooksin tavaliselt, minu esimene käik on nagu tualettruumi. Siis nagu suudad juba rahuneda. Et seal on jah, minu enda jaoks ka mingid asjad, aga see on minu kaotus. See minu enda see egoistlik see, et ma tahan, et sa oleksid veel siin. Ja väga paljud hakkavad mõtlema kusjuures, et need inimesed, kes ära surevad, et jumala eest, et neil kõik hästi seal teisel pool oleks. Neil on väga hästi. Ja, minust ka. Aga see on minust üks viis, kuidas inimesed ennast lohutavad, et nad mõtlevad selle peale, et seal teisel inimesel oleks hästi seal teisel pool. Aga kui inimene sureb, siis vaata, tavaelus on siin igasugused emotsioonid. Aga seal ei ole sellised emotsioonid. Seal on nagu kõike hõlmav üks olemine, eks ju, mingis mõttes. Et ma arvan, et selles mõttes on vahet kindlasti, et kuidas inimesed, kui nad on leinas, et see, mismoodi sa elu üldse mõtestad. Minust on väga... Sest et kui sa arvad, et nüüd ongi kõik, et mul oli just üks vestlus ühe psühhiaatriga, tunnustatud psühhiaatriga, kes ütleb, ma küsisin, et mis saab pärast. Ta ütles, et see on kõik. Ja see oli nii huvitav, sest et mulle tundub see sest et ma ei saaks isegi, ma ei ole enam selles kohas ka, aga vaat näed, et nii saab mõelda üldse või ja kuidas siis see välja näeb, et kui on lein, et see kuidagi, see on nii teistmoodi ja see kõik mõjutab, et see, kuidas sa ise oled, see mõjutab ka seda leinaga toimetulekut. Me ei oska puudust tunda tervislikust unest, mida me veel kogenud ei ole. Looduslikud materjalid, käsitöö ja mugavus. See on Camio. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanaha süstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Tegid väga huvitava ürituse oma sünnipäeval siin veebruarikuus, kus olid siis, nagu ma aru saan, psühhiaater laval, oli teadjanaine ja oli pastor. Ja võib-olla sa paari sõnaga jagaksid, et kuidas see välja siis nägi, et kas teadjanaine ja psühhiaater omavahel leidsid mingi konsensuse või siis pastor läks äkki vastuollu teadjanaisega või mingeid põnevumaid fragmente võib-olla sellest, sest ma oleks tahtnud väga kohal olla, aga ma olin Tais, puhkasin. Ma arvan, et sellel oli oma põhjus, et sina Taisse sattusid, et see seal ei olnud. Et ju see pidi täpselt nii minema. Kus ma olen nüüd kuulnud nii huvitavalt, ma just eile sattus see, kui keegi ütles, et oli kuskil kuulnud, mis selle lingal nüüd hakkas, mis ta nüüd korraldas. Jällegi, mul ei ole vaja teiste heakskiidu, ma usun, need, kes olid kohal, siis nad nägid täpselt ja said aru, mida ja miks ma tegin. Mulle tundub, et meil on vaja seda avatust ja oskus kuulata kõiki ja võtta tarkusi igalt poolt ja näha neid kokkupuutepunkte. Ja mulle meeldis, et see sellel õhtul tuli seal nii seda teravust. Kirikuõpetaja ja teadjanaine said mõnusasti piikeristata, oli ka neid hetki ja nad sobisid nii hästi omavahel juba lava taga, nagu vanad sõbrad, et nagu ülitore, et see kõik oli... See oli väga ilus ja äge, mis jäi minu jaoks seal nagu üle kõige selle kõlama oli nende 3 puhul siis just nende kõige töös on oluline oskus kuulata inimest. Kuulata ja märgata inimest. Nii et seal on see nende kokkupuutepunkt ja nad teevad seda kõik selle oma siis nurga alt, nad kõik üritavad ju aidata inimest. Mis me räägime, kirikuõpetaja ja teadjanaine mõlemad parajad uhuud on ju, neil ei ole selle teaduspõhisusega seal midagi lehvitada. Nii et ja samas võid võtta selle teaduspõhisuse, mis siis nüüd rohkem uhuu on. Kas see, et kui ma ei suuda
midagi ära tõestada, sest noh, teadus, küll ta vaikselt ta jõuab mingite asjadega, jumal, kui me võtame 200 aastat tagasi, mida kõike veel ei suudetud tõestada. Ja nüüd nad lõpuks tõestasid ära, et kui inimene on lõõgastunud olekus või lebotab, et siis aju on loomingulisem, aga esoteerilised praktikad rääkis juba mitu aastat tagasi sellest. Ja just, et nüüd nagu teadus suudab muidugi ja teadus ongi piiratud ja me ei suuda, meil polegi neid mõõteriistasid, sest kuidas sa siis nüüd see oli väga huvitav, kusjuures budiste, mingi aeg oli Jupiteris saade budistidest ja on selline nähtus nagu, ma nüüd õigesti mäletan seda sõna, tuktam. Need on siis need mungad, budamungad, kes siis surevad ära ja jäävad mitmeks nädalaks või kuuks ajaks, jäävad sellesse nagu mediteerimise asendisse, nende keha ei kõdune ja siis Dalai Lama vist lubas minna siis uurima neid, ütles, et niikuinii te ei mõõda seda välja. Siis neile pandi kõik aparaadid külge, et nad ei saanud aru, et kuidas tal siit rinnaku pealt soe näiteks on, kuidas ta lagunema ei hakka. Nad mõõtsid igat moodi ära. Ja mitte ühtegi järeldust nad ei saanud teha, et kuidas selline protsess võimalik on, sest mõõteriistad näitasid, et see inimene on surnud. Aga budistid ütlevad, et see teadvus on südame all või et kui nad väga palju nii-öelda mediteerivad, siis see teadvus jääb nagu elama. Ja vaata, sealt tulevadki need käärid vahele, et meil ei olegi neid füüsilises maailmas, me ei saa mõõta, me ei saa seda ära selgitada. Aga me ei saa seda eitada. Ja mingis mõttes on väga tore, näiteks öeldakse ju, et väga intelligentsed inimesed, kes teavad väga palju, on tegelikult õnnetumad, sest nende jaoks kaob see võlu või müstika elus ära, et siis minust ongi väga hea vahepeal olla ka natukene nagu naiivne või mängida sellist pimesiku kergeusklikku, et teha seda elu natukene nagu müstilisemaks või vürtsitada, sest kõik ei peakski minu meelest elus ära seletama, vaid peakski jääma mingi müstiline loor sinna ette, et me ei teagi kõike. Ja võib-olla lihtsalt saada sellest aru, et mingid asjad on meie jaoks intellektiga ja mõistusega hoomatavad. Ja siis on hästi suur osa, mida ei saa selle intellektiga lahata. Ei ole võimalik. Ja need asjad on teistmoodi. Ja seda ei saa seal, ja mulle väga, mulle meeldib matemaatika, matafänn olnud ja see loogiline pool, aga see on üks osa. See on üks osa. See on huvitav, kuidas inimesed erinevad anded üles tulevad. Ma vihkasin matemaatikat. No mida ei vihanud, ma ei olnud kõige helgem pea matemaatikas, mu matemaatikaõpetus, ma olen plekkpea. Ja ma ärkasin mingi 3 aastat tagasi vist, ärkasin lihtsalt ülesse. Ja kuidas võimalik on, ehk siis ma tõmbasin alla keskkooli matemaatika ülesanded, mida ma ei osanud väga hästi. Ja ma lihtsalt hakkasin hommikul matemaatika ülesandeid lahendama. Ja ma esitasin küsima, kuidas ma seda oskan. Ehk siis, saad aru, mingi õpe, mis sa oled saanud, nüüd tuli nagu ploki alt nüüd nagu välja. Nagu lõpuks neuronid ühendasid ühendasid öösel unes, nägin, mulle nii meeldib matemaatika, ärkasin hommikul üles ja hakkasin matemaatika ülesandet ja praegu siiamaani ma vahepeal lahendan lihtsalt matemaatika ülesandet, sest mulle meeldib. Et varem tundusid need väga jubedad. Et see on kummaline, kuidas sa oled teinud selle, nüüd ma mäletan kooli ajal seda, see oli päris alguses, kuskil algklasside, äkki ma olin 4. klass või millal tulevad, nüüd keegi peab mulle meelde, millal minu ajal tuli, nüüd on vaata see programmid teistmoodi. Ja oli X-iga võrrandid need kõige lihtsamad. X miinus 3 võrdub, ma ei tea, 5 näiteks. Ja mis iganes oli minuga, ma ei tea, ma ei saanud sellest aru. Ma mäletan seda, kus ma istun ja kuidas minu peale tõstetakse häält, et mis mõttes ja nüüd et näed, et kuidas see X on, ma ei saanud aru, ma sain aru, et see on mingi arv, aga kuidas või mis see on, isegi nii lihtsas. Ja ma vaatasin ja täitsa nutad ja oledki ja sul on kõik, ja ma ei saa aru. Ja sa saadki aru, et sa oled idioot, sa oled nii rumal ja sa oled väike ja sa oled õnnet ja sa ei saa aru ja sa kuidagi teed ja siis sa teed valesti, sellepärast, et sa ei saanud arugi, mida sa tegid. Ja sealt läks aega. Ja ma mehaaniliselt tegin matemaatikat. Ja lihtsalt õpid ära, et nüüd paned millegi pärast, paned selle arvu siia, millegi pärast paned siia ja nüüd kalkulaatori paned nii ja siis tuleb see number, on ju. Ja ma tegin ja see oli 9. klassi kuskil poole peal. Kui järsku aju tegi mingi tõra, ja see kõik oli nii loogiline. Järsku. Et mis iganes seal enne oli, ma ei tea. Aga järsku oli nagu kõik see, mis oli varem juba omandatud, on ju. Aga kui me räägime koolisüsteemist, siis
kuidas sina ise tajud seda, kas see on lapsesõbralik tänasel päeval, sest mõni laps ju tegelikult avanebki hiljem, ehk siis ta võib-olla ongi siis nagu sinu näitelgi, et see X-id võivadki talle olla seal 6., 7., 8. üle mõistuse ja 9. alles ta on vastuvõtlik sellele. Et kuidas sa näed praegu seda, sul on endal ka lapsed koolis käivad, mõned on juba lõpetanud, ehk siis kuidas sa praegu näed seda koolisüsteemi, kui õpilase sõbralik see on? Ma ei oleks kriitiline sellepärast, et mis alternatiiv on, mis see parem lahendus on. Meil ei ole praegu, kui ma ei oska seda välja pakkuda, siis selle koha pealt ma ei võtaks enam, ma ütleks võib-olla nii palju küll. Ma leian, mida oleks kooli väga-väga vaja. Meil on väga vaja kooli sisse juurutada palju tugevamas mahus, umbes samas mahus, nagu me lastele õpetame matemaatikat. Peaks olema sees see inimese õpetus, mitte siis ainult see, et kus on sinu kondid ja asjad ja kuidas sa kodanikuna peaksid käituma, aga see, et me õpiks iseenda kohta, iseendast tundma, kuidas oma emotsioone juhtida, kes ma olen. Ma arvan, et see on äärmiselt oluline teha neid otsuseid hästi kiiresti, et see tuleks ruttu. Eriti praeguses maailmas, kus AI päriselt saabki võtta väga paljud funktsioonid üle. Samas on, aga seda ei saa. Samas ma ise gümnaasiumis mäletan, et meil oli valikaine, oli psühholoogia, aga kui ma vaatan seda õpet, mis seal nagu oli, siis tegelikult ei õpetanud, kuidas endaga toime tulla, vaid õpetas sulle lihtsalt mingeid fakte psühholoogia kohta. Ehk siis küsimus on ka selles, et kui me vaatame ju tegelikult täna, kuidas nagu õpetatakse, ma ei tea, psühholoogia, et neid õpetatakse, kuidas aju toimib ja nii edasi, aga meil on vaja teistsugust tegelikult lähenemist, et mitte see, et kuidas ainult aju toimib, et see on ka oluline, aga kuidas ma kehaliselt toimib, kuidas ma neid tundeid ära seedin, et see on nagu see pool, mis... Ja ma näeksin seda rõõmuga, et ühel hetkel me saaksime öelda, et jah, et me suudame peale kasvatada nagu tervema põlvkonna. Kas see on tegelikult helesenine unistus või see on tegelikult ka reaalselt käega katsutav, et tuleb tervem ühiskond, sest kui ma vaatan praegust nagu eelmist põlvkonda ja ma töötan mõlema põlvkonnaga, siis mulle tundub, et tänapäeva noored on, ma nüüd üldistan, võib-olla teen liiga, aga nad on nagu nõrgemad ja äppumad, kui olid võib-olla eelmine generatsioon, aga eelmine generatsioon oli näiliselt tugev, aga seal olid omad väljakutsed, sõltuvused, millega siis oma pingeid maandati. Ja praegu on just see, et kõik on nagu nähtav ja kõik on nii tundlikud ja kõik on nii katki, eks ju, seal sisemiselt, eks ju, sõna on jube, mul on see parasiit sõna, aga et need noored on nagu teistmoodi jälle katki. Kas siis sotsiaalmeedia survel või samamoodi jälle perekonna, keskkonna, kooli tõttu, mis iganes, ehk siis kas see on tegelikult sisse kirjutatud inimeseks olemisse, et me kõik püüame ju, ka sina koolituste ja erinevate asjadega püüad kogu aeg inimesi paremasse kohta viia. Aga mulle hakkab tunduma pärast 10 aastat tööd inimestega, et ma ei taha üldse nagu maailma kuidagi päästa. Parim on, mida saad teha, on teadlikkust tõsta ja siis on see väike protsent inimeste ühiskonnast, kes võtab midagi ette endaga, aga minu meelest see ühiskonna areng toimub ikkagi läbi aja. Ma ei oska seda paremini näha, et see on nagu naiivne lootus, et kõik saavad nüüd korda ja kõik on toredad. Minu meelest siis oleks nagu, areng ei saa ju kunagi otsa, et kui sa saad valmis, siis võid ju ära surra. Ehk siis ma ei tea, laiendama. Ma sain aru, kus sõitsid oma mõttega, aga et eks see kus need käärid praegu on võib-olla, kui me räägime noortest, on see, et meie ja siis meist veel vanemad, et me püüame läbi selle, kuidas meiega oli, on ju. Et me võtame nagu kogu aeg läbi iseenda filtri, sa ütled ka, et noored on nõrgemad, ei ole väga tugevad, on lihtsalt teise koha pealt. Ja nõrgemad jälle teise koha pealt, on ju. Et nad on teistmoodi ja nüüd meil ei ole oskust neid niimoodi vaadata. Et nende tugevused on teises kohas ja nõrkused teises kohas ja jälle, et nad on tulnud välja tooma ka neid kohti, mis on meis nagu need nõrgad kohad, on ju. Et ma arvan, et olgu ühte ja teist või kolmandat pidi meie asi, kes me oleme täiskasvanud, kõik, on teha omalt poolt neid samme,
et järgnev põlvkond ja sealt järgnev põlvkond, kuidas saaks paremini? Mida me oleme praegu teinud, et noortel oleks parem ja kergem või et nad saaksid iseendast paremini aru, kuidas nad õpiks paremini selles elus toime tulema, mida me oleme päriselt reaalselt teinud või kas me sõidame selle kelguga, mis loodi nagu siin põlvkondi tagasi. Mida me oleme praegu teinud, sest me oleme praegu otsustajad. Me oleme praegu täiskasvanud, meie teeme. Et ei ole nii, et me ei saagi midagi teha, sellepärast kes see siis saab? Kes see siis saab? Et see on meie asi neid liigutusi teha, sest minu sisetunne ütleb ja mulle väga meeldiks, kui ma eksin, et need uuringu tulemused nüüd kohe varsti on käes, mis siis koolinoorte hulgas on läbi viidud vaimse tervise koha pealt. Ja ma arvan, et see saab olema üks päris ehmatav äratuskell tervele Eesti riigile ja inimestele. Mul üks õpetaja ütles, et tal on 20 õpilast klassis ja sellest 18 on diagnoosiga. Ja siis ma sain ka teada, et kui sul on näiteks ATH või mingi diagnoos, sa saad eksamil lisaaega. Ehk siis ma ei tea, me ei ole kumbki pädevad rääkima lõpuni, eks ju, psühholoogilistest konditsioonidest, nimega ATH, see on rohkem psühhiaatri valdkond, aga igasugused sellised diagnoosid ma näen väga palju, et põhimõtteliselt on terve ühiskonnal see ATH, mulle justkui nagu tundub, et ma ei taha seda vähendada kuidagi, aga väga paljud inimesed ütlevad, et ma olengi selline, mu aju toimib teistmoodi, aga kui ma jällegi kuulen oma klientidelt näiteks, et kuidas see ATH diagnoos pandi, siis see lihtsalt nagu, sul ilmselt on, paneme ravimid peale, et siis väga paljud näiteks ATH sümptomid on tegelikult traumasümptomitega sarnased, see, et mul ei ole fookust ei suuda hoida või siis emotsioonid kõiguvad, eks ju, mis iganes seal toimub, et siis kuidagi üritatakse nagu väga lihtsalt nagu mingi silt külge panna ja nüüd, kui ma olengi nüüd ATH, siis ma nagu kasutan seda kuidagi nagu, ma olengi selline, eks ju. Ma ei tahaks ise niimoodi olla, näiteks kui ma diagnoosi saan, mul on olnud väga raske geeni teema ja ma ei olnud algusest peale nõus sellega, ma ütlesin, et aga kuidagi peab saama nii, et mul seda ei oleks. Ja mingi ime läbi mul juhtus see, aga oleks ka võinud öelda, et nii, ma olen nüüd haige, mul on nüüd silt küljes ja nüüd palun, mul on kõik nagu lubatud või ma olengi selline, sellepärast ma olen haige. Aga ma ei tahaks ennast haiguse taha ära peita. See tõi õige asja välja ja see oligi nüüd see, et kui sa küsisid nagu selle haridussüsteemi koha pealt, siis ma arvangi, et me võiks liikuda mitte selles suunas, et need siltideks, ehk siis on äärmiselt oluline, kuna noored on praegu, saavad nagu rohkem on neil infot, on ju, nad teevad mingid protsessi palju kiiremini läbi, kui meie mingid asjad tulevad palju varem, on ju. Et neil on vaja seda inimese õpetust ja seda iseenda juhtimise oskust. Seda on vaja. Mitte seda, et ma panen sulle sildi ja annan sulle tableti. Mitte seda, et see on juba tagajärg. Meil on vaja nagu sinna nüüd nagu tuleme nüüd nagu paar sammu nagu ette, et meil ei oleks siis, et me peaks nagu neid tablette nii palju kasutama või ka nüüd kui ta on saan, et tihtilugu võib juhtuda see, et ma panen nüüd selle diagnoosi, annan need tabletid nii, aga kuidas me toimetame siis sellega? Et olgu ütleme, et sul on mingisugune eripära, on ju, et millised oskused, asjad, ja võt see on vajalik, et me õpiks ükskõik, me oleme kõik üks ühtepidi eriline, teine teistpidi eriline. Et seal on nii palju plussi, kui sa oled, ATH on ju olemas, et seal on nii palju erilisi plusse tegelikult, aga kui inimene ei teagi, mis ta nagu aju eripära on, et see ATH sõna ongi võib-olla nõme sõna, et on neurotüüpil neuroerinev aju ja seal ongi, vanasti pandi ka Aspergeri diagnoosi, nüüd on lihtsalt neuroerinev aju, eks, et seal on väike autismi võib-olla spekter sees, et need on huvitavad asjad, et ma arvan, et see loksub ka nagu paika, et see ülediagnoosimine ja asjad, et need, ma arvan, need aja jooksul lähevad. Ma arvan, et need diagnoosivad veel täpsemalt. Ma tegelikult, mu tunnetus on see, et need diagnoosid tuleb veel rohkem, et ATH-ga ollakse praegu nagu ütleme protsentuaalselt päris hea diagnoosimise peale, aga ma arvan, et seal tuleb veel autismispektri osas tuleb veel, ma arvan, see on minu arvamus, eks seda aeg näitab. Ehk siis, kui me tegelikult vaatame ühiskonnal otsa, kui sa vaatad ühiskonnal otsa, et kui palju sa tegelikult näed igapäevaselt enda ümber oma elus, endaga ma ei ütle terveid inimesi, aga paigas inimesi, et kes on endaga heas kohas.
siin võiks tulla siis minu kriitiline meel, nagu siin nüüd hakata midagi vastama, aga seda ma ka ei taha. Me teeme kõik mingisuguseid asju läbi ja need on erinevad. Mõned asjad on nagu, kuidas ma ütleks, need on nagu nii lihtsakoelised, nagu teed kirvega puu raiumine. No saad aru, et ta teeb seda asja läbi. Et ma võib-olla teen juba sükest peentikandit mingites kohtades, on ju. Et aga me kõik midagi teeme. See on nagu ilus ja tore. See on see põhjus, miks sa ütled, et sa aeg-ajalt tekitad neid olukordi samamoodi, et kuskil jälle kasvada ja jälle areneda ja jälle mingit suuremat pilti näha. Ehk siis suures pildis tegelikult me ei peakski ennast nimetama kuidagi katkisteks või et me... Sa oled protsessis. See on lihtsalt sinu ülesanne on praegu teha nagu seda osa. Ja mina teen seda teist osa. Ja seda, millal ja mis eluetapis seal ei ole nagu õige või vale. Minu meelest ainuke küsimus on see, et tegele. Mitte et ära jäta tegelemata. Ja ära jää sellesse tegelemisesse kinni. Ja ka see. Et protsessil on algus ja lõpp. Ja see on ka tore. Et praegu tegelesin sellega, nüüd vaatan, ma teeks natuke seda, võib-olla ma natuke teen sellist asja siin. Kui me räägime endaga tegelemisest, siis endaga tegelemine võib olla enesearenguline kuidagi, et ma tegelen enda vaimse poolega. Kas sul on mingeid selliseid ilurituaale? Mida sa teed näiteks, ma ei tea, möksid omale mingit kreemi peale, teed botoxit või panid kunstrinnad või midagi sellist. Kas sul on mingi selline asi, kuidas sa keha eest hoolitsed või sina oled rohkem panustad naturaalsusele ja sellele, et ma olen nii, nagu ma olen? Sa võid mõelda, miks ma sellise küsimuse küsisin kohe saad teada. Aga ma vastan sulle nii ja see on ära nüüd selle eelneva teemaga. On küll, jah. Ma pesen hambaid hommiku. Ja nägu ka. Wow. Ja ma arvan, et see on meil kõigil, on ju. Sa pesed ka hommiku hambaid ja õhtu ka isegi. Vahel tunned, nagu keset päeva tahaks ka, on ju. Ja me peseme hommiku. Kus see tuli? Seepärast, et emme ütles sulle hommiku, kui sa oled väike, et sa enne süüa ei saa. Või enne me välja ei lähe, vaata, et sul on hambad pestud. Enne uksest välja ei lähe, sa ei lasteaeda ega kooli sul enne, kui sul on hambad pestud. Miks seda hakati õpetama? Sellepärast, et me pole pesnud ju hambaid inimestena nii. Aga siis selgus, et oota, tervise seisukohalt on see oluline, et need hammastega oleks ka asjad korras. Hakkasime õpetama ja nüüd me õpetame ikka edasi oma lastele. Nüüd samamoodi. Võiks olla siis ka vaimse tervise poole pealt, on ju, et mis iganes asi see praktikas on, kus on meditatsioon, midagi muud. Et võiks ka olla niimoodi, vaata enne kodust välja ei lähe, kui oled natuke ise endaga tegelenud. Aga aus vastus on jah see, et kuna minu töö eeldab, siis ma aeg-ajalt ikkagi näen kuidagi moodi välja. Aga minu see kõige mõnusam hetk on see, kui ma lähen oma linnutalus, lähen hüppan jõkke suvel. Külma jõkke. Ja on mõnus ja see ongi minu kõige parem ilurituaal pluss hea uni. Just. Aga selleks, et sinu sellist looduslikku rütmi lõhkuda või anda sinna natukene lisa mõõdet juurde, siis meil on selline tore toetaja podcast nagu Ultimate Beauty, kes siis toob Eestisse Bioscent ettevõtte brändi erinevaid vitamiine ja ma tahaks ka anda sulle täna siin juba poole podcasti peal väikse kingituse kollageeni kommid. Ja kas ma võin kohe sööma hakata? Meil eelmine saatejuht Merje maitses neid ja ta ütles, ta sõi terve pakki ära, tegelikult ei tohi süüa terve pakki ära. Aga neid äkki ma hakkan praegu sööma ja ma olen podcasti lõpuks, ma olen nagu pimestavalt kaunis. Sest kollagen on see asi, mida keha meil enam ei tooda nii hästi pärast 25. eluaastat. Ja kõigile, kes podcastidena kommenteerivad, siis kommenteerijate vahel me paneme ka loosi teistsugused asjad. Kuidas sul juustega olukord on olnud elu jooksul? Kas sul on ka vahepeal olnud sellised asju, et juuksed lähevad nõrgaks või luitunuks või... Lutsuta kui ma räägin. Issand, kui head. On jah? Meil on paremad kui haripun. Ma head maitsu. Et juustega, ma usun, paljud on pannud tähele, et ma ei värvi. Ammu juba ju. Ja täitsa rõõmuga tulevad need hallid karvad ja nii tore. Et sellega läks nii jah, et ma kuidagi noora sünni järgselt tundsin, et appi, mul juuksed olid täiesti läbi ja eks nad said vatti ka, et pilvede all ma olin hele ja siis me kolme filmi jaoks ma värvisin punaseks ja siis kohe hästi kiiresti umbes paari päevaga sain. Punaga peale, sa olid just lühikest aega. Ja hästi kiiresti sain jälle heledaks tagasi ja siis oli tegelikult see värvipesu ja asjad ja uuesti värvimine.
nii et sa tõid väga olulise koha välja, et kõik, kellel on siis juustega probleemid, siis Crescinal on suurepärased juuksampullid ja head sampoonid, millega saab peanaha puhtaks teha, sest näiteks minu üks põhjus oli see, et ma ei ole väga niisugune maskuliinne mees ilmtingimata, aga mul juuste sibulatesse kogunes siis testosteroon koguneb ja need sampoonid teevad siis selle puhtaks ja siis saab juuksesipul tärgata ja toimida ja Crescina ampullid siis aitavad juukseid tagasi tuua, kui sa seda kuurina teed. Kirsimaitselised, ma tean, kirsimaitselised kummikommid. Ongi Toomas Kirsist rääkisime. Ja Toomas Kirsist, meenutus Toomas Kirsist. Aga ilma näljata, need on head, huvitav, mitu ma võin süüa. Ja teine asi veel, tegelikult ei tohiks neid... Sina räägi muid asju, ma nüüd aga ma tahtsin küsida sult, vaata, mina ei viitsi kuulata muusikat väga palju, kui ma sõidan autoga. Mida sina kuulad? Kõige paremad sõidud on vaikuses. Ja, aga mul ühel hetkel sai sellest vaikusest ka siiber. Ja mina avastasin sellise asja, et Elisa e-raamatus on erinevad nii-öelda sektsioonid ja tead, mis minu lemmikuks on osutunud? Toomas Lunga kuulab, ma arvan, et päriselt, tema kuulabki, ta ju tule ju tuppa. Sest ta ütleb, et ta ei tea, kes mõrvar on. Päriselt, helistad, näed, auto on maja ees, mis sul viga on? Ei, tal on mõrvar on leidmata. Tead, miks on jäänud? Mina avastasin enda plussi sellest, et Merje tõi selle välja. Seal on kokaraamatud. Ja mõtle, kui hea sulle retsepti võtta, sa ei pea minema poodi raamatut ostma, vaid sa võtad sealt lihtsalt retsepti lahti, sul on kõik kokaraamatud seal olemas ja samamoodi igast enesearenguraamatud ehk siis Elisa e-raamatu on meie hea toetaja ja tõesti see on minu jaoks üks suurimaid nii-öelda avastusi olnud pärast seda, kui ma ise enda raamatu sinna panin. Mõtled, sul on Elisa e-raamatus enda raamatud või? Ma ei tea. No siis tuleb viimane hetk. Äkki on, ma ei tea, kiirestus tegeleb. Või kui ei ole Noora läheb kooli, need võiks kõik olla seal sisse loetud, et see oleks päris tore. Ja siis on üks vägev toetaja, kes ma nüüd hakkan... Üks on vägev, ei ole, see on kõige vägevam praegu. Need on kõik, ma mõtlen just selles valdkonnas vägev vooditega. Ma ehitan maja, eks ju, nagu seda, et sa ehitad ka lõputu protsess. Ja mul on terve elu olnud vooditega teema, ei ole leidnud seda õiget. Ja nüüd ma tellin siis Camio vooditest endale voodi. Camio voodid. Ja mul tuli suure üllatus, et Anu Saakimil on 4 voodit sealt. Ja nad, ma ei tea, see on ju kõik looduslikust materjalist, enamus inimesi magavad porolooni peal ja kunstlikest materjalist tehtud voodites. Ja seal on nüüd selline voodi tehtud või sa saad ise panna kokku täpselt sellise voodi, mis sa ise tahad ja selle pidi isegi kuldplaadi panema, et sinu nimega. No see sulle meeldib. See mulle meeldib, tähtis on see, et ta tegelikult, Anu ütles ka, et nad peavad jube kaua vastu. Ehk siis kõik, kes siin podcasti on ka meile kirju saatnud, siis või nüüd kommenteerite YouTube'is näiteks video alla, siis me paneme kõigi vahel, kes on kirju saatnud või kommenteerinud ka siis Camio 500 eurose kinkekaardi välja, et kellegile kahju, et me ise seda ei saa. Mina saaksin saada ju. No, sa pead meile mingi kirja kirjutama. No, ma kirjutan. Sa lähed lootsi rattasse, jumal teab, eks. Kuule, aga sa tegeled tegelikult väga erinevate valdkondadega, ühelt poolt näitlemisega, teiselt poolt ka koolitamisega. Ja minust üks põnev asi, mida sa teed koolitustena, on kehakeel. Ma kuulsin ühte sellist kavalat nippi, ma ei tea, kas sa oled kuulnud kehakeelt just silmas pidades, kuidas võrgutada kaaslast. Nii. Ja on selline näijalda triangel meetod. Kas sa nagu proovid minu peal? Ei, näita, kuidas see käib. Lõpetame selle teema ära, aga lihtsalt üks selline, lihtsalt kehakeelt natukene sisse juhatades. Kas sa oled kuulnud sellest triangli meetodist, ehk siis ma vaatan kõigepealt sellesse silma, siis vaatan teise silma ja siis vaatan suule pihta. Ja see pidi inimeses alateadlikult tekitama armumise nii-öelda tunde, ehk siis Marilyn Monroe näiteks kasutas seda videotes on näha, et siis triangli meetod, et ma flirdin nii-öelda, vaatan sinna silma ja siis vaatan huule peale siia, et siis ma teen nagu triangli, eks ju, ja see pidi alateadlikult tekitama niisugune tarkpsühholoogi värk, eks ju, et see pidi tekitama nagu sümpaatse nagu tunde teise inimese suhtes või armumise. Kas, kui sa kehakeele koolitusi teed, kas sul on ka mingid kujutad ette, selle osa vaadata, kui see nagu tõuseb, oota, mis see triangli meetod on, nüüd kõik käivad, vaatavad niimoodi, tahad kedagi kuskil ära rääkida, no jah. Just, omal vastutusel, aga kuidas näiteks, ma küsin sult lihtsalt näiteks, kui ma lähen teidile, ma olen siin vallaline ja tahaks näiteks minna kellegiga teidile, kuidas ma aru saan kehakeelest, et ma sellele teisele inimesele sümpatiseerin või meeldin?
või mis on need märgid, et ma talle ei meeldi? No alustame kuskil. Et ega jah, vaata kehakeele puhul on niimoodi, et ega hea oleks, kui me teame on ju selle inimese nagu sellist baaskäitumist või mismoodi tegelikult selle kehakeelega muidu on tavapäraselt. No hää oleks, kui ta juba kas või nõjatubki sinu poole. Et võib-olla kui ta nagu terve see aeg on nagu otsib kuskile pääsu, et siis see ei oleks hea märk. Inimesed on nii erinevad, ei saa öelda nagu seda, et näed, et kui ta sulle silma ei vaata või mõndadel inimestel ei olegi vaja nii palju silma, seda sidet on ju ja see silm ujubki kuskil nii ja naa. Ma olen kuulnud ise seda, et kui inimene on nii-öelda ühelt poolt nõjatunud, eks ju, aga jalad näitavad väga palju ära, sest see on väga palju meie ellujäämissüsteemiga, et kui inimene tunneb ennast ebamugavalt või et tal ei ole hea olla, siis ta jalad on kogu aeg nagu kuidagi sinna poole. Ja see jälle oleneb. Näiteks praegu on näiteks selline laud, et no mis saagi, niimoodi on nagu mugavam istuda. Et see alati nagu oleneb selle kontekstist, olukorrast, et tihtilugu võib juhtuda see, et sa mõtled, no sa pole selle kehakeeles võib-olla nii kodus ja sa mõtled, ma nüüd näed selle märgi sealt ja siis ma jätan selle meelde, näen, nüüd see tähendas seda, nüüd ta valetas või nüüd on see. Ei pruugi niimoodi olla. Et see on võib-olla mitme märgi kokkukõla, kui ma hakkan märkama seda, et inimene tunneb ennast ebamugavalt või et tal hakkas pahaga tegelikult see, et kui inimene tunneb ennast sinuga koos olles hästi, siis tõenäoliselt ta naeratab võib-olla rohkem. Ja me tunneme ka ju vaistlikult ära, et kas sinul on hea ja kas see oleneb ka muidugi, mida me otsime. Mõned otsivad ka seda elevust, mõned otsivad seda rahu ja tasakaalu, et nüüd lõpuks saaks rahulik olla, et selle elevusega on juba kõik ühel pool. Et aga jah, kõik need avatud poosid ja just üks asi, mis sa kunagi andsid, mida ma olen ise kasutanud palju, on see, et kui sa räägid inimestega, siis ma olen hästi tugev žestikuleerija nagu Katrin Lustki. Ehk siis sa ütlesid kunagi midagi sellist, et kui sa kätega, kui inimene on väga suletud ja sa teed nüüd talle ees kuidagi niisuguse liigutuse, et siis see toob nii-öelda, et sa nagu selle inimese suunas teed seda ja siis see toob selle kinnis inimese nagu avatuks. Ma olen seda tegelikult kasutanud ja see töötab üli hästi. Ehk siis, kui sa kinnist inimest nagu teed korra näitad talle niimoodi, siis seal oli mingi teadus ka taga, et see limbiline või mis iganes sisalik aju saab siis aru, et sul käed selle taga, et see ei ole ohtlik. Just. No käte nägemine on üldse esmatähtis, et kui sa lähed sinna kohtingule ära, käsi kuskile ära peeda. Aga samas, kui toome praktilise mõõtega tööintervjuult sisse, kuidas peaks olema inimene, sest väga paljud inimesed otsivad praegu tööd ja väga paljud inimesed juba lähevad selle suhtumisega, et kes mind valib või on hästi palju eisid saanud, mitte sellepärast, et nad oleks halvad, vaid konkurss ongi suur. Aga kuidas näiteks mõjuda tööintervjuul enesekindlalt, et anda inimestele mingi nips seal? No teeme siis nii, et kuidas mõjuda enesekindlalt, no proovime siis niimoodi, et see tähendab seda, et kuidas mitte mõjuda ebakindlalt, jah. Tähendab seda, sul on see intervjuu on ikkagi mingi piiratud aeg, on ju. Pea vastuse aeg, ära näpi oma kaela. Ära näpi siit kuskilt, ära hakka ennast rahustama. Siis meie keha hakkab siit kuskilt kraja hakkab nihelema. Ära hakka kuskil mudima, näppima, kõik need sõrmused asjad, ketiga, ära tee. Lihtsalt võta, et käed on rahulikult. Hoia avatud poosi, kui on võimalik. Ja hea lihtne oleks öelda lihtsalt see, et ole hästi kohal. Ja võt, nagu kehakeele poole pealt ma ütlekski, et püüa olla nagu lihtsalt rahulik. Vaadata silma püüda, kuulata, aga olla nagu hästi hetkes. Iseenesest see, kui me otsime oma meeskonda inimesi, mõelge nüüd ise, üks asi, kui sa oled see, kes tahab sinna minna. Aga kui ma otsin oma meeskonda inimest, ükskõik, kas on lavastus, kas on mingi muu asi, siis vahel võib isegi olla nii, et see inimene ei ole üldse nii kompetentne. Võib-olla tema CV ei ole nii, aga see energia on see, milles ma tahaks olla uuesti. See, mida see inimene kiirgab ja mis ta tekitab minus parema tunde. Et mul tekib hea tunne selle inimesega koos. Ja ma tahan seda uuesti. Ma vaatan, et olgu, sul ei ole seda, aga mul oli nii mõnus. Ja meil oli nii hea ja ma tahan teda tagasi.
siit ma võib-olla paljastaks ka ühe saladuse, et kui teid ei ole valitud näiteks tööle, kuhu te olete tahtnud, siis see ei sõltu sellest, et sa oleksid halb või kuidagi sul ei ole nii-öelda vastavat kogemust või paberit. Tegelikult, kui ma vaatan, kui ma õppisin nii-öelda äri nii-öelda süsteeme ja kõike seda poolt, siis juht või see, kes sind palkab, valib alati selle, mis sobib juhi mustrisse. Ja kui sinu muster ei sobi, siis sind ei valitagi. Ja ongi hea, et ei valita. Ja see ongi see, mille pärast sa ütled, et kas tekitab hea tunde, sest kui sa sobitud sinna pusletükki, see ei tähenda isegi, et sa sinna meeskonda sobituksid, aga kuidas see juhil alateadlikult sobib ja selle järgi valitakse. Ja lihtsalt ja võib-olla juhte, kes kardavad endast nagu, kui keegi on tugevam või mingis natuuris. Ja mõni juht valibki endale tugevama just töötaja, sest ta tunneb, et ta ise on nõrk ja ta vajabki kellegi peale toetuda. Ehk siis, kui te tööintervjuule ka lähete, siis katsuge aru saada, mida juht tegelikult vajab ja mängige seda rolli, mida ta vajab. Näiteks, aga teisipidi ütleks, et võib-olla soovitaks, mõtelge natuke kastist välja, mõelge enne nüüd, ütleme, et kui sa tahadki vahetust, mis on see, mis sa teha tahad? Mis sa päriselt tahaks teha? Mitte see, et ma vaatan nüüd neid kuulutusi, mis seal on, mis ma tahaks teha. Äkki mulle meeldibki mingi ettevõte, ma vaatan kuidagi ja ma tahaks seal olla, ma tahaks panustada. Mine räägi enne, kui see töökuulutus sinna pannakse. Mine ütle enne. Ütle, et kuule tead, mulle hullult meeldib, mis sa teed. Et ma tahaks siia panustada. Mine sellepärast, et me pigem võtaks tööle need, kes ise tahavad, kes on juba nõus sinuga kaasa mõtlema. Mitte see, et no nüüd tulen siia, kandideerin siin. Et kui sa päriselt tunned ära midagi, et ma tahaks seal, siis algus mine, võib-olla teed alguses mingit lihtsamat asja, seal on sealt juba lihtsam kasvada. Sest tehes juba seda, mis sulle meeldib, no juba see panus on õige, juba see energia on õige ja juba hakkab rahaga tulema. Nii et otsige sealt. Võtta need tegevused välja, mis sulle meeldivad ja kirjutada täitsa ettevõtted. Võtta ühendust. Sest isegi kui kohe ei ole vaja, siis jääb juba meelde, kuule, meil oli seal üks inimene, kes hullult tahtis teha seda. Kus ta on? Sest ettevõtted ju muutuvad ja kohti tuleb juurde kogu aeg. Andke märku endast. Nii et suurepärane vestlus on olnud sinuga siin viimased tund 15 ja ma arvan, et peakski olema seinast seina, sest elu ongi seinast seina ja meid kuulavad väga paljud inimesed ja kõigil on mingid eraldi teemad, mis neid kõnetavad. Suur tänu tulemast, selline sai esimene hooaeg podcastil Minu elu, minu reeglid. Ma loodan, et teile meeldis ja isegi kui ei meeldinud, siis on ka hästi, sellepärast et oluline on rääkida erinevatel teemadel. Ja ma usun, et tuleb ka teine hooaeg, kuna ta tuleb, meil täpselt ei oska öelda, aga senikaua saate silma peal hoida Instagramis ja kuulata ja kommenteerida YouTube'is või Spotify's meie podcast'e. Suur tänu, Inga, aitäh, et kuulasite, kohtume õige pea.